kui rääkida sellistest olulistest, võib-olla prioriteetsetest valdkondadest, millele me oma rohelise pealinna aasta tahame keskenduda oma tegevuste kaudu, on siis elurikkus. See siis puudutab linna loodust, linna looduse säilitamist, hoidmist, aga ka linna rohealade juurde tekitamist ja ka linna looduse mitmekesistamist. Teine teema on siis hallist roheliseks ja see puudutab siis, nagu ma ka varem mainisin, erinevaid liikumisviiside parandamist, kliimamuutustega paremat kohanemist, süsinikuneutraalsuse eesmärgi elluviimist. Meie eesmärk on, et aastat 2030 on siis 40% siis süsiniku heitest on vähendatud ja 2050 on siis süsinikuneutraalsuse eesmärk. Ja kindlasti hallist roheliseks teema raames peame hästi oluliseks sellist keskkonnateadlikkust, rohepöördealast teadlikkuse tõusu, keskkonnaharidust, vastutustundlikku tarbimiskäitumist ja tegelikult see ei puuduta ainult seda, mida me ootame, et linlased või ettevõtted teeksid, vaid et tegelikult see puudutab ka seda, mida linn ise peab tegema oma organisatsiooni sees. Et me nimetame seda rohenügimiseks. Ja kolmas plokk ongi siis linn kõigi jaoks ehk et dialoog, et kindlasti sellise dialoogi parandamine ka ja võib-olla sellise dialoogi kultuuri arendamine inimeste, erinevate huvigruppide, kogukondade ja linna vahel. Ja kultuuri all ma mõtlen mõlemat suunda, et mõlemad pooled me peame õppima, kuidas üksteisega rääkida ja kuidas olla dialoogis, konstruktiivses dialoogis. Kindlasti kommunikatsioon, aga ka siis selline koosloome, koos tegemine, sest et ega siis rohelist pealinna ei tee Tallinna linn või linnavalitsus või linnaametid üksinda, et rohelisse pealinna saab panustada igaüks meist oma isiklike käitumiste kaudu, iga mittetulundusühendus, iga organisatsioon ja iga ettevõte. Ehk et see rohepööre peaks või võiks olla meie kõikide ühine asi, et mitte ainult linna asi. Aga linn loomulikult peab näitama eeskuju. Nüüd, kui me räägime rohelise pealinna tegevuskavast või programmist, siis see jaguneb 4 sellise fookusteema vahel, milleks on siis nutikas linn, kaasav linn, õppiv linn ja kestlik linn. Ja kui rääkida, siin on natukene kirjeldus ka, et ma ei hakka seda siin eraldi üles lugema, aga kui rääkida nendest erinevatest tegevustest, mis meil on planeeritud rohelise pealinna tegevuskavasse, siis neid on väga erinevad. Üks, mida ma mainisin, on rohenügimine, ehk et Tallinn tahab ikkagi hakata juurutama rohelisi hankeid. Meil on välja töötatud juba keskkonnahoidlike ürituste juhend, mida me tahame sellel aastal teha kohustuslikuks kõikidele linnas toimuvatele suurüritustele ja ka siis kindlasti nendele projektidele, juhul kui need projektid mingid üritusi hõlmavad, mis saavad toetust rohelise pealinna meetmest, aga ka teistest linna toetusmeetmetest. Siis kindlasti olulised on sellised kampaaniad ja kindlasti ei taha me teha mingisugust rohepesu. Üks, mida me oleme planeerinud, on näiteks Läänemere keskkonnakampaania ja eesmärgiks on siis koos teiste Läänemere linnadega 2 nädala vältel, augustis ja septembris, siis teha siis sellised ühised väikeprügi koristamise talgud terves Läänemere regioonis koostöös siis Helsingi linnaga, Soome saatkonnaga ja Teeme ära sihtasutusega näiteks. Ehk et erinevad siis sellised keskkonnateadlikkuse ja keskkonnahariduse kampaaniad. Samamoodi on meil ettevalmistamisel praegu üks selline uus algatus, mille nimi on Minu lubadus, mis on siis selline veebipõhine platvorm, kus inimesed saavad siis võtta ise vabatahtlikult selliseid erinevaid lubadusi, et oma siis sellist ökoloogilist jalajälge vähendada, aga sellel platvormil samamoodi siis linn plaanib samamoodi anda lubadused, mida linn teeb.
selleks, et linna ökoloogilist jalajälge vähendada. Siis erinevad üritused ja üritusi on meil ka väga erinevaid, et need on sellised väikesed kohalikud üritused, Eestis toimuvad suuremad rahvusvahelised üritused ja samamoodi siis erinevaid üritusi Euroopas koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste partneritega. Ja hästi olulised asjad on lipuprojektid. Et me ikkagi tahame seda, et roheline pealinn ei ole ainult mingisugune üritus või mingisugune sündmus, vaid et lipuprojekt on siis selline uus algatus, mis nagu päriselt linnaruumis aitab luua uut kvaliteeti. Või siis päriselt toob linna mingisugust uut innovatsiooni või päriselt kasutab mingit uut tehnoloogiat linnas. Ja siin on mõned siis sellised lipuprojektide näited. Need on siis sellised projektid, millega linn iseenesest tegeleb nagu ise või linn veab neid projekte, aga siin on hästi palju ka selliseid koosloomelisi komponente. Et kindlasti meie üheks oluliseks lipuprojektiks või lipuprojektideks on Putukaväil ja Klindipark. Et füüsiliselt võib-olla Putukaväljal ei ole veel väga palju näha, aga sellised esimene Putukaväila etapp on ikkagi juba töös. Ja seda siis selle aasta jooksul arendatakse edasi. Putukaväil on selles mõttes ikkagi väga unikaalne, et ei ole ühtegi teist Euroopa pealinna, kus oleks pea 20 kilomeetri pikkune rohevöönd, mis läbib tervet linna ja kõiki linnaosasid. Aga Tallinnas selline koos Klindipargi ja Putukaväilaga saab olema. Nii et need on konkreetsed asjad, mis on töös, mida arendatakse edasi ja kus siis füüsiliselt juba siis sellel aastal on siis näha selliseid linnaruumilisi sekkumisi ja siis erinevaid tegevusi mõlemas kohas. Hästi oluline, nagu ma ütlesin, on elurikkus ja linnaloodus ja suur tegevus siis rohelise pealinna aastal on Pääsküla raba veerežiimi taastamine ehk et ja seda kindlasti me tahame teha talgute korras, kaasates siis huvilisi ja kogukonna inimesi ja erinevaid huvigruppe sellesse. Siis on meil saanud valmis linnahaljastuse 3D mudel ja tegelikult see mudel siis põhimõtteliselt aitab modelleerida linna rohelust, et nüüd tegelikult on arenduses teine etapp, mis räägib ka siis sellisest sinisest infrastruktuurist. Ja praegu see 3D haljastuse mudel tähendab põhimõtteliselt seda, et linna haljastust, mingid puud on võimalik modelleerida läbi aja ja läbi aastaaegade. Ehk et tegelikult see annab parema informatsiooni ka planeerijatele ja otsuste tegijatele, aga ka arendajatele näiteks selles osas, et millist haljastust on vaja luua, kas on näiteks mõtet ühte või teist puud kusagil maha raiuda või tegelikult, kui seda teha, et see tegelikult tekitab uue kuumasaare mingisse kohta. Et ta on selline hea planeerimise tööriist linna enda sees, aga ka siis arendajatele. Samamoodi on meil valmis saanud haljastuskataloog ja see on ka veebipõhine, mida linn kasutab ise, aga see on selline avatud tööriist. Seda saavad kasutada siis kõik rohenäpud professionaalidest alates ja siis täiesti selliste hobi- või rõduaednikega lõpetades. Ja see haljastuskataloog põhimõtteliselt aitab siis valida selliseid taimi, et võimalikult palju tolmeldajaid oleks siis aias või mingi peenra peal. Ja samamoodi seda taimekataloogi on plaanis edasi arendada rohelise pealinna aastal. Tallinnat tuntakse või Eestit tuntakse sellise innovaatilise linnana. Siis novembris me planeerime tervet siis sellist nädal aega kestvat roheliste tehnoloogiate nädalat, kus tuleb siis EXPO, kus tuleb Euroopa suurim Cleantech üritus, Cleantech Forum Europe ja kus siis korraldatakse ka tarkade linnade konverents lisaks sellele EXPO-le. Siis hästi oluline asi, nagu ma enne mainisin, et selline koostöö, kaasamine, dialoog inimestega, et selle parandamine rohelise pealinna aastal on oluline ja selleks siis avame kaasamiskeskuse, mis on
siin üle tee Kaarli puiestee esimesel korrusel bussipeatuse juures ja eesmärk on siis see, et kaasata erinevaid huvigruppe, näiteks erinevate linna planeeringute aruteludesse, et sinna tulevad siis erinevad virtuaalreaalsuse tööriistad ja muud. Et see keskus oleks siis selline koht, kus tõesti saab nendel erinevatel konkreetsetel teemadel dialoogi pidada. Projekt Rohejälg on siis selline projekt, mis tegelikult tegelebki erinevate linnaruumi sekkumistega, näiteks linnahall, kruiisisadama ala ja muud erinevad kohad Tallinna linnas, kus siis erinevate sekkumiste kaudu püütakse parandada siis seda linnaruumi kvaliteeti, teha seda rohelisemaks ja katsetada siis erinevaid siis selliseid linna rohestamise võimalusi ehk et me loodame, et me mõned mitte Tallinna ettepanekud siis selle Rohejälje projekti kaudu realiseerime ära. Samamoodi on oluline kliimarahvakogu, see on jälle siis seotud dialoogiga, inimeste kaasamisega ja ka sellise erinevate huvigruppide, ekspertide kaasamisega, et planeerida paremini siis kliimamuutustega seotud tegevusi linnas. Tahame teha ka noortele eraldi selliseid üritusi, need on planeeritud mitmeid, aga kõige olulisem, mis ma siin tooksin välja, on siis selline Minecrafti põhine linnaplaneerimise võistlus noortele ja et see ei ole siis selline mingisugune virtuaalne abstraktne linn, vaid et me tahame anda sellised väga konkreetsed kohad Tallinna linnas ja anda siis noortele, et Minecrafti kaudu siis seda linna planeerida selliseks, nagu noored tahavad, et see oleks ja nende vajadustele lähtuv vastav. Siis toimuvad meil Euroopa päeval 9. mail koostöös Laulupeo sihtasutusega suur ülelinnaline puude istutamise talgud. Hästi palju on räägitud sellest, et Tallinnas on ikkagi liiga vähe puid ja on võetud maha puid ja inimesed on olnud väga pahased selle peale, et nüüd see pole ainukene muidugi puude või haljastuse teemaline tegevus Tallinna linnas, aga kuna me teeme Laulupeo sihtasutusega koostööd ka selles mõttes, et me tahame, et nüüd sellel aastal toimuv noorte laulu- ja tantsupidu oleks võimalikult siis selline prügi- ja jäätmevaba. Et siis avab augu siis selline koostöö saab 9. mail, kus siis toimub siis koos laulupeo ja tantsukollektiividega siis puude istutamine. Ja hästi oluline on siis ringmajandus, mida ma mainisin, et tegelikult Tallinn planeerib ja see on pikem tegevus luua siis sellised ringmajanduskeskused erinevatesse Tallinna linnaosadesse selliselt, et iga keskuse juurde tuleb siis mingisugune parandustöökoda, et kas on mööbli parandustöökoda, kas on riiete parandustöökoda või midagi muud sellist. Ja üks siis selline projekt, mida linn on toetanud juba paar viimast aastat ja mille toetamist me jätkame, on siis Kopli 93. See on üks projekt, mis algus ühest välisprojektist ja seal on siis selline kogukonnapõhine siis selline taaskasutamine ja kogukonnapõhised töökojad ja muud sellised. Et see on selline tore näide, kuidas kogukonnapõhiselt saab toetada ringmajandust. Need on siis sellised, miks ma nii pikalt räägin, et lihtsalt ka selleks, et anda võib-olla teile aimu, et mis tüüpi asju meid tegelikult nagu võiks huvitada, kui me räägime sellest rohelise pealinna toetustest. Ja loomulikult, kui me räägime investeeringutest, siis nendeks kindlasti on trammiteede pikendamine sellel aastal, Vanasadama trammitee ehitamine, loodetavasti läheb töösse ka Liivalaia tänava visioon, ma ei tea, ma vaatan praegu oma kolleegile otsa, meie linnaplaneerimise abilinnapea sõnul ma saan aru, et see Liivalaia on vist välja valitud siis, kui meil 3 kandidaati. Et see läheb töösse ja kindlasti jalgrattastrateegia rakendamine ja siis just eelkõige, mis puudutab siis selliseid ühendusteid kesklinna ja linnaosade vahel, et parandada siis jalgrattaga liikumist ka. Ma ei hakka kordama enam, mis ma juba siin rääkisin minu lubadusest ja parandustöökodadest, kampaaniatest. Jah, ma arvan, et enam-vähem selle ma olen ära katnud juba, aga nüüd siis, et milliseid projekte me siis ootame või tegevusi.
et kindlasti me ootame, et need tegevused ikkagi väga otseselt panustaksid siis rohelise pealinna programmiliste eesmärkide elluviimisesse ja koduleheküljel on selle kohta ka rohkem informatsiooni. Teiseks, me ei tahaks toetada selliseid business as usual, et selliseid, see ei ole nagu tavapärase tegevuse toetus, et selle poolest ka rohelise pealinna, ütleme siis see meede erineb võib-olla teistest linnatoetustest, et teised on tõesti sellised tegevustoetused. Et midagi juba tehti ja tehakse praegu, et siis linn natuke toetab. Et me ikkagi tahaksime rohelise pealinna toetusmeetme raames näha selliseid uudsemaid algatusi, uudseid lähenemisi, olgu see siis mingi sotsiaalne innovatsioon, olgu see siis mingisugune uudne, ma ei tea, lähenemine või tööriist, või idee, mida rakendada. Siis tahame kindlasti seda, et sellel projektil oleks, et ei oleks niisugune väike, ühekordne, väikese mõjuga, vaid et tegelikult tal oleks natuke selline pikemaajalisem mõju ja et ta aitaks, mitte kõik projektid, aga et need tegevused aitaksid kuidagi muuta ka inimeste selliseid tarbimisharjumusi või tarbimiskäitumist. Samamoodi igasugused sellised innovaatilised algatused, mis aitavad siis toetada ringmajandusele üleminekut Tallinna linnas, olgu need siis taas või uuskasutusega näiteks seotud asjad. Samamoodi on oluline siis selline tegevuste ulatuvus ja mõõde, et osalejate mõttes näiteks, et kas neid osalejaid oleks või neid, kes saavad seda projektist kasu või kaasatakse projekti, et neid oleks võimalikult palju. Kindlasti see on nagu oluline moment. Ja ka siis projektid, mis tegelevad võib-olla vähem kaasatud sihtgruppidega, et me teame, et meil on hästi aktiivne selline, ütleme, jalgratturite selline huvigrupp, eks ole, kes on ikkagi sellised nooremapoolsed inimesed, aga vanemad inimesed, seeniorid, puudega inimesed, võib-olla ka eksperdid teistest rahvustest elavad inimesed Tallinnas, et võiks olla ka, tahaksime näha ka selliseid projekte, mis võib-olla tegelevad selliste gruppidega, mis ei ole võib-olla niimoodi tavapärased. Ja kindlasti projektid, mis kas toovad sellist uut teadmist, uut mõtlemist, uut lähenemist linna rahvusvaheliste ekspertide näol või millel on siis selline suurem rahvusvaheline nähtavus. Et kuna roheline pealinn ei ole ainult selline siseriiklik asi, vaid see on Euroopa asi, et siis on nagu hästi oluline ka see. Ma ei ütle, et absoluutselt kõikidel projektidel peab see olema, eks ole, ma lihtsalt ütlen, et milliseid projekte me tahaksime näha. Ja kindlasti, nagu juba enne mainisin, on ka see, et juhul, kui projektides planeeritakse mingisuguseid üritusi või sündmuseid, et siis me soovime, et rakendataks siis linna keskkonnasõbralike ürituste juhendis välja toodud soovitusi. Loomulikult see oleneb sellest, et kas me räägime mingist suurest organisatsioonist või väikesest MTÜ-st ja need võimekused ja suutlikkused on erinevad, aga põhimõtteliselt siiski me ootame seda, et nendest oma tegevuste planeerimisel nendest põhimõtetest lähtutakse. Ja minu poolt siis sissejuhatuseks kõik. Ja ma annan sõna Helenile, kes räägib siis täpsemalt taotlemise hindamiskriteeriumitest. Ja taotlemise protsessist. Kas ma võin ühe küsimuse? Jaa. Et te kirjeldasite siin, mis need fookusteemad on ja millised ootused sellele projektile on. Ma täpsustaksin seda küsimust selles mõttes, et kuna nagu see voor, kus me taotleme, on siiski roheline pealinn, et kas siis need projektid peavad olema seotud või viitama, osundama Tallinnas olevatele teemadele või on ka okei, kui räägitakse üleüldisemalt linnalooduse olukorrast, valupunktidest, et siis nagu keskkonnateadlikkuse andmine inimesele linnalooduse teemast laiemalt, mitte ainult nagu Tallinna kontekstis.
ja no selles mõttes, et linnalooduse, ütleme, teadlikkuse tõstmine ja anda neid teadmisi, mis linnaloodus on, miks seda on vaja säilitada, miks on vaja, et me mingeid piirialasid ei niidaks, eks ole, ja nii edasi, et see on tegelikult niisugune üldine teadmine ja noh, selles mõttes ma arvan, et see sobib küll, et noh, kui muidugi, kui on mingisugune hästi konkreetne, ma ei tea, piirkond või sihtgrupp, mis on Tallinnast väljaspool, et kindlasti me tahame, et kõik need tegevused, mis toimuvad, et nad toimuvad kas Tallinnas või nendel on mingi üle-eestiline või siis rahvusvaheline mõõde. Ja et ikkagi jah, et me ei toeta näiteks mingeid tegevusi, mida planeeritakse teha, ma ei tea, kuskil Viljandis näiteks, eks ole. Et see fookus peab olema Tallinnas, aga loomulikult, kui me räägime sellisest üldisest teadlikkuse tõstmisest ja sellistel harivatel teemadel, et noh, kui ma saan teie küsimusest õigesti aru, et siis muidugi. Küsiks niimoodi, et kui projekti pikkus on 3 või 5 aastat ja kas toetus võiks hõlmata või toetada ka 5-aastast projekti või on see 1-aastane periood, et kuidas sellest perioodidega suhtlema? Ja no kui me räägime ikkagi nüüd rohelise pealinna toetuse kasutamisest, siis see on 1 aasta. Noh, loomulikult te oma taotluses võite ju kirjeldada, et see on mingisugune pikaajalisem asi ja vaat sellel aastal teil on plaanis teha need ja need asjad ja selle jaoks te taotlete raha rohelise pealinna meetmest. Aga need tegevused, mida te selles projekti taotluses esitate, peavad hõlmama 1 aastat ja eelarve samamoodi. Kas see aasta algab ja lõpeb, nagu võib märtsis alata, märtsis lõpeta või kuidas see aasta on? Sina oskad vist rohkem öelda selle? No aasta algab 1. jaanuarist ja lõpeb 31. detsembriga. Et kodulehel on ka märgitud, et 2. jaanuarist on juba alustatud taotluste vastuvõttu. Ja kas on mingisuguseid perspektiivis näha, et kui nüüd esimene aasta töötas väga hästi, et kas on plaanis ka 2. ja 3. ja 5. ja 6. aastal samasuguse asjaga jätkata või seda veel ei tea? Seda veel ei tea. Ma arvan, me vaatame seda, et kui edukas see, ütleme, sellel aasta see rohelise pealinna voor on ja see meede, et eks see on linna juhtkonna otsustada siis, et kas tahetakse millegi sellisega jätkata või mitte, aga ütleme, praegu on ikkagi eesmärk see, et nagu ma ütlesin varem, et me sellist rohelist pealinna teeme koos ja sellepärast me ikkagi just selle aasta raames tahame selle meetme kaudu kaasata võimalikult palju erinevaid organisatsioone, ettevõtteid ja huvigruppe. Võib-olla sellest räägitakse nüüd edaspidi ka, aga et kas ütlete ka välja, et mis selle programmi eelarve on, et mahud, millega te olete arvestanud, et millises ulatuses projekte on võimalik toetada? Tähendab, nagu on tegelikult ka sellest meetme kirjeldusest näha lisatingimustest, et tegelikult ei ole me seadnud projektidele ülempiiri. Aga küll on see 10% omaosaluse nõue, mis võib olla ka in-kind ehk et rahaliselt mõõdetav, aga mitte tingimata rahaline. Sellest räägib Ülle, kas sina räägid sellest rohkem. Et selles mõttes, nagu ma ütlesin, et me tahame ka sellise suurema mõjuga võib-olla projekte näha ja et sellepärast me ei taha piirata mingisuguse 4 või 5 tuhandega, et pigem selliseid võib-olla natuke suuremaid projekte kui mõne tuhandeline toetus. Ja kui palju üldse selle rohetoetuste eelarve on, mida hakatakse laiali jagama eesmärgipäraselt? Kas terve selle? Terve selle, jah. No praegusel hetkel oleme arvestanud kuni 1 miljoniga. Ja huvitav, kui palju neid taotlejad võib olla või mida te ootate? Seda on väga raske ennustada. Kas see žürii on avalik? Komisjon. Ja. Aha, ma ei ole see on üsna laiapõhjaline on see komisjon. Seal on ka volikogust esindajad. Ja taotlemist räägib Helen Liimann juba edasi. Pigem räägin nendest kriteeriumidest, mida hindamisel arvestada. Aga ma ka täpsustan seda sama küsimust edasi, et kui on suurusjärk 1 miljon,
ja teil on 3 vooru, siis on ilmselt nagu arvestuslikult ka jagatud see niimoodi ära, et 3. vooru ikka ka jaguks nagu veel mingeid vahendeid. Meil ei ole arvestuslikult jagatud, sest see on täitsa uus, me oleme ka natuke nagu Siili tudus selle toetusega, aga mõte on lihtsalt selles, et miks meil on praegu aprillis on see viimane taotluste nii-öelda esitamise aeg. See on lihtsalt sellepärast, et anda projektidele ka ikkagi aega oma tegevused ellu viia. Et kuna see on aastane, nagu Ülle ütles, et 31. detsember 2023 peavad olema projektid lõpetatud, et lihtsalt sellepärast me nagu rohkem praegu ei planeeri, aga vaatame selles mõttes, et kui seda raha on jääb üle, et siis me saame sellistele väiksematele tegevustele jätkata selle toetuse andmist. Aga ikkagi põhimõte on see, et selle aasta jooksul peab see olema nii-öelda tegevused ellu viidud. Aga ei, meil ei ole praegu jagatud nende taotlusvoorude vahel ära, et vaatame, millised taotlused tulevad, kui tugevad nad on, kui palju ja hästi nad panustavad rohelise pealinna eesmärkide saavutamisse. Et see on nagu see põhiline asi, et eesmärk on saada võimalikult häid projekte, mitte võimalikult palju. See taotlemine käib pigem nüüd selle teie kaudu või linnaosade MTÜ-de kaudu võib ka käia? Meie kaudu. See on täitsa ikkagi eraldi uus meede ja mitte linnaosade kaudu. Ja kas osaühingud ka laieneb see meede või see peab ikka MTÜ-ga tulema? Ei, see laieneb ka ettevõtetele. Ja mõte ongi olnud just selles, et aga loomulikult ettevõtteid ei saa oma siis nii-öelda kasumit taotlevatele projektidele seda toetust küsida, vaid et need peavad ikkagi olema siis sellised projektid, mis ei ole otseselt äriplaaniga seotud. Ja kui te näete, et ühes ettevõttes on 100 väikest alaettevõtet, kes on selle projektiga seotud, kas te näete, et pigem annaksite toetust ühele või sellele 100? Ma ei oska mitte midagi praegu selle koha pealt ette või ma ei oska ette näha, et kui me saame mingi konkreetse projekti taotluse lauale, et siis ma praegu tõesti ei oska isegi nagu vastata sellele küsimusele. Menetlusvaates oleks ühele võib-olla lihtsam, eks ole? Ei üks on ju see, kes taotleb, eks ole. Kas MTÜ-de ja ettevõtete võistlus ei ole natuke ebaaus? Ei ole. Just oma osaluse mõttes? Ei ole. Kui see rahaline peab olema? See ei pea olema rahaline. Rahaliselt mõõdetav. Ehk et kui on selline vabatahtlik tasustamatu töö, siis on võimalik vaadata, mis selle töö eest turul makstaks ja sellele saab panna selle nii-öelda nagu palga külge. Ma arvan, et see ei ole, ma ei tea nüüd, ma arvan, et see ei ole ebaõiglane, kui ma vaatan rohelise pealinna vaates, et meil on tegelikult vaja, et ikkagi, et oleks ka võimalikult palju sellist koostööd ettevõtetega ja ettevõtjatega, et selles mõttes jah, ma arvan, et on ikkagi kõikidel suhteliselt võrdsed võimalused. Nii, aitäh Krista põhjaliku ülevaate eest. Nii, mina annan nüüd väikse ülevaate siis projektide hindamise kriteeriumitest. Need on meil ka tegelikult kõik avalikult üleval, aga et võib-olla, et käime need koos siin üle. Et siis projekti vastavus valdkonna eesmärkidele, et need tegevused on ikkagi Tallinna linnakeskkonna jaoks olulise tähtsusega ja hea konkurentsivõimega ja kindlasti ka, et projekti sihtrühm vastab siis valdkonna eesmärkidele. Projekti sisu ja mõju, tegevuste tase, kindlasti, et korraldajate esinejate professionaalsus, on hea konkurentsivõime, on uuenduslikkus, mitmekesisus, projekt on ajakohane ja asjakohane ja nagu Krista ka mainis, et suurem ja laiem siis nagu ühiskondlik tähendus ja et see teema algatus oleks huvitav ja tõesti nagu ta võiks kesta ka tegelikult ju läbi mitme aasta. Projekti keskkonnasõbralikkus, et projektis oleks nii-öelda ökoloogiline jalajälg tervikuna läbimõeldud ja projekti keskkonna teadlik siis ettevalmistus hõlmas kõiki projekti töölõike. Siis kindlasti hindame projekti ettevalmistuse taset, korraldaja või taotleja siis eelnevat kogemust, projekte,
ka finantskäitumis kindlasti, kuidas on meeskond komplekteeritud, teil on siis ettevalmistuse tasemel ja projekti eelarve realistlikkust kindlasti. Põhjendatud kulusid ja tuluprognoos, et kui realistlikud need on publiku hulka, turunduskommunikatsiooniplaani, toimumiskohta, et ka seda poolt. Nagu Krista mainiski, et komisjon on meil moodustatud, komisjon on väga laiapõhjaline, väga erinevate kogemustega inimesed. Ja, kus ma need nimed leian? Sellest veebis veel ei ole? Veel veebis ei ole. See alles sai otsustatud. Ja komisjon tuleb pärast taotlusvooru 10 päeva hiljem kokku, et pärast siis võib eeldada, et see otsus tuleb paari päeva pärast. Ja voorude kuupäevad, nüüd esimene ongi kohe 20. jaanuar ja siis teine on 17. veebruar ja 17. märts. Ja hetkel me oleme ka arvestanud 3 vooruga, et kuidas see võiks rahaliselt jaguneda, et seda ei olegi nagu teadmist, nagu enne sai mainitud. Vabandust. Ja siis minu meili aadress, kõik küsimused, nii sisulised kui juriidilised, mulle meili peale saata. Ja kui kohe siin vastata ei oska, siis me kindlasti vastame põhjalikult meili teel kõikidele küsimustele. Ja praegu ma tänan, et ma annan sõna Ülle Kerdile, kes on tehnilise toe juhtivspetsialist ja Ülle annab meile ülevaate siis õigusaktidest, dokumentatsioonist ja natuke sellest keskkonnast. Ja palun. Ma märkisin, et eelmisel leheküljel oli 3 vooru ja kui nüüd see projekt hakkaks aasta teises pooles, et kas aasta alguses võib ettevalmistused ja taotlused ka ära teha või te pigem näete, et hakkabki kohe nagu märtsis või ei, selles mõttes, et taotlusvoor on oletame 17. märts, aga see projekt ise võib ka tegelikult septembris toimuda või alata, aga ta peab lõppema lihtsalt käesoleva majandusaastaga, rohepealine aastaga. Ja teie käest saab siis täpsemalt küsida? Ja täpsemalt küsida, kui mingid sisulisi ja juriidilisi küsimusi, et siis vastame ja abiks taotlustega. Ja meilidel saab telefoninumbriga küsida? Ja, täpselt, muidugi, kontaktid saadan. Ikka loomulikult. Kas teine küsimus? Ja. Kui see projekt on žürii poolt otsustatud toetamiskõlbulikuks, kuidas see raha siis maksmine toimub? Kas pärast seda, kui see projekt on juba valmis või kuidas toetussumma, millal see makstakse siis sellele taotlejale? Makstakse pärast selle otsuse tegemist. Haldusaktiga tehakse, ametijuhi haldusaktiga tehakse otsus toetuse eraldamise kohta. Siis te peate nõustuma selle otsusega või mitte nõustuma. Te nõustute selle otsusega, siis makstakse esimesel võimalusel umbes 7 tööpäeva jooksul see toetustele tagantule. Kuupäevade kohta üks küsimus, et vaatasin, et seal juures olid see mittetulundustega lisatingimused, kus oli kuupäevast palju rohkem hoopis teises. Need on mingid varas riigi teataja, seal olid muutmata. Tegelikult on 2023 ja 3 kinnitatud ja need on kodulehel väljas. Siis see on äkki viimasel ära palun. Teame. Ülle, kas me ühendame suurt? Jah. Mina siis räägiksin teile sellistest, jagaksin teile praktilisi näpunäiteid. Kogu teave on siis Tallinna linna kodulehel tallinn.ee. Kui panete sõna otsingu mootorisse roheline pealinn, siis te leiate selle koha, kus jutustatakse täpselt sama asja, mis täna siin paberal. Siin on omakorda siis need taotlusvoorude tähtpäevad välja toodud. Kehtivad õigusaktid, millega te peaksite tutvuma, mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 23. aasta lisatingimused. Ma ei oskagi teile praegu hetkel ma ei hakka teile nendest õigusakti nüanssidesse pühendama. Alustame
ma näitaksin teile iseteeninduskeskkonnas toetuse taotlemist. Ma teen enda nime alt ühe näidistaotluse, mida ma ei esita, vaid siis kustutan ära. Ja siis selle tegevuse käigus siis kommenteerin. Sikke segakorraks vahel just nende õigusaktide osas. See on väike vastuolu sees, kas põhivara ja väheväärtuslik vara soetamine on lubatud või mitte. Ma räägin selle. Ansti, ma võin sellest kohe rääkida. Et jah, tõesti erandina on üldistes lisatingimustes öeldud, et paragrahv 4 kulud, mille tegemiseks toetust ei anta põhivara soetuseks, kuid erandina antakse siis linnaaianduse ja rohelise pealinna valdkonnas. Põhivara. Mis kellegi meil aga on? Pole teeme nii jäänud meid. Põhivara mittetulundustegevuses ja ka antud rohelise pealinna kontekstis eeldatakse siiski, et teil on olemas vahendid projekti elluviimiseks ja oskusteave, et toetus kasutatakse ainult mingisuguste tegevuste läbiviimiseks. Kui te ostate nüüd 20 tammeistikut, mis klassifitseerub põhivaraks, geoloogiliseks varaks, siis rohelise pealinna kontekstis on see abikõlbulik. Kui te ostate nüüd mobiiltelefoni selle toetuse eest ja väidate ka, et see on vajalik nagu projekti läbiviimiseks, tõepoolest, see antud kontekstis ei ole abikõlbulik siiski, te mõistate. Et see toetus kasutamine peab ikkagi toetama selle projekti sisulist elluviimist. Mis on üldse põhivara ja mis on väheväärtuslik vara ja mis on lihtsalt asjade ostmine kuluks. Põhivara on materiaalne vara ja immateriaalne vara. Immateriaalne vara, mingi tarkvara, litsentsid, edasi. Materiaalne põhivara on ikkagi mingisugused konkreetsed esemed. See on üks tunnus. Teine tunnus on see, et seda kasutatakse pikemal perioodil. Lühiperiood on siis majandusarvestuse mõistes kui 1 aasta ja keskpikk periood on siis rohkem kui 1 aasta. Pikk periood on 30 kuni 100 aastat. Sellised parameetrid. Ja kolmandaks on põhivara tunnuseks on see, et tema soetusmaksumus ületab teie juriidilise isiku põhivara kapitaliseerimise alammäära. See võib olla isikute põhiliselt väga erinev, firmade põhiliselt. Mõnel on see 600 eurot, mõnel on see 1500 eurot. Mõnel mittetulundusühingul võib olla ka 400 eurot. Ja kui sellest kapitaliseerimise alampiiril vääriliselt või kõrgemalt soetatud ost on teostatud, siis ta klassifitseerib põhivaraks. Väike küsimus veel abikõlbuliste kulude osas. Kui ostetakse mingit kaupu või vara, mis antakse Tallinnale üle, näiteks kas ta läheb linnakeskkonda või mingi Tallinna hoonesse, kas sellised kulud on abikõlbulikud? Kui see toetab projekti... Ei, no just täpselt. See on projekti eesmärgi elluviimise... Jah, okei. Tohib küsida samast valdkonnast, kui teha tarkvara juht, meil on väga suur sotsiaalne mõju. Kas tarkvara arendus läheb sinna alla? Tarkvara arendus, see on oleneb, kes annab seda litsentsi, kes seda kasutab, kas selle tarkvara toetab mingisuguse müügitegevust või on see tarkvara hariduslikel eesmärkidel oleneb. Kui on müük, siin on ka öeldud sõnaselgelt, et müügitulud saamise eesmärki loodud trükiste, filmide, telesaadete, videode, helimaterjalide kulud nendeks ei nõuda.
müügiturul. Siis enne käisin, oli teemaks see, et osaühing aktsiaselts, mittetulundusühing, füüsiline isik, et nad on justkui kõik võrdne hulgaga toetuse taotlemisel. Vastata teile. Kui nüüd üks aktsiaselts taotleb mittetulundustegevuse toetust, kõlab suhteliselt kõigelt. Aga see kõik on võimalik. Selleks on mittetulundustegevuse korras ka sõnaselgelt öeldud, et kõik toetuse saajad peavad oma finantsarvestuses markeerima nii kulud kui tulud ja pidama seda projektipõhist arvestust. Et kui need tulud ja kulud on nõuete kohaselt markeeritud ja neid on võimalik finantstarkvarast lihtsal moel kätte saada ja need on eristatud ja on selgelt näha, et ei teenita sellest kasumit, siis sel juhul ei klassifitseeru see toetus isegi mitte riigiabiks ja selliselt projektipõhiselt on võimalik selle toetust anda ja selles mõttes on tõesti kõik taotlejad võrdsed. Aga see nõue on, et tulud ja kulud peavad olema tasakaalus ja need peavad olema markeeritud. Nii, aga siis ma läheksin ikkagi siia iseteenuskeskkonda. Jah, et just nimelt, et siin on, kuhu ma tahtsin jõuda, et siin on õigusaktid, siin on projekti kirjutamise juhendmaterjal. Palun lugege seda, soojalt soovitan. Et ma korraks jäin mõtlema praegu, et ma räägin siia, mul ei ole mikrofon sisse lülitatud, et Teamsi kuule. Väga hästi räägib. Kas Teamsi kuule? Kuule, okei. Siin on siis link, projekti kirjutamise juhendmaterjal ja iseteeninduskeskkond, link iseteeninduskeskkonda. Ma olen siin praegu siis juba sisse loginud. Siin on 2 suuremat nagu alajaotust, üks on nõustamisteenused, mis teid hetkel ei puuduta, ja projekti ja tegevustoetused. Jätkan. Ja palun alusta uut toetust. Aga kõigepealt on siin, jah, siin on 4 lehekülge, et valida need kas toetused või nõustamisteenused, ülesanded, taotlused ja minu andmed ja volitused. Kõigepealt, kui te siia sisse logite, vaadake palun üle oma andmed ja volitused. Siin on ainult üks väga oluline andmeliik ja see on teie e-posti aadress. Et kui te olete nüüd kas füüsilisest isikust taotleja või kellegi esindaja, siis kogu edaspidine kommunikatsioon, üldteated, mis selle taotluse osas tekivad ja süsteem automaatselt teile saadetakse sellel meiliaadressil. Vaadake, et see oleks adekvaatne. Paljudel on 3 meiliboksi. Ja näiteks ühte neist ei kasuta, võib-olla mida te kõige aktiivsemalt vaatate. Et muutke siis see meiliaadress adekvaatseks. Aadress võiks ka olla õige ja telefoninumber tuleks ka kasuks, et see õige oleks. Siin on nüüd ka see teema, et siin on näha teiega seotud juriidilised isikud. Kui te nüüd taotlema hakkate, kui te olete näiteks raamatupidaja, siis te saate mõned sellelt juriidiliselt isikult taotleda, tema juhatuse liikmed taotleda volitust. Paneme näiteks siia mingisuguse sõna osa järgi. Taotlen sellelt juriidiliselt isikult volitust. Siin on teie juhatuse liige, e-posti aadress puudub, siis peate ise siia kirjutama, uurima, mis on see e-posti aadress. Ühtegi dokumenti lisama ei pea. Lugege see tekst läbi, et kui 2 või enam juhatuse liiget peavad volitama, siis peab selle volikirjutatud või saama. Esita taotlus.
kui te olete ise juhatuse liige ja soovite kellelegi anda taotlust, siis trükite selle endaga seotud juriidilise isiku nimele. Annan uue volituse, eks ju, oma projektijuhile või raamatupidajale. Või heale kolleegile, kes teil seda taotlust siin hakkab menetlema. Kas teil oleks soovitada ka inimesi, kes oskaks aidata ettevõtjaid nende toetuste sisestamisel? Ei ole, aga siin all vasakus nurgas on minu e-posti aadress. Praegu näitan üle juurest. Ekraani on liiga väike. Minu e-posti aadress ja telefoninumber on seal olemas, et mina olen nagu tehniline kasutaja tugi. Minu poole nüüd töötada. Aga alustatud taotlust. Projekti toetus, eks ole. Me näeme, et siin nimekirjas on ka roheline pealinn. Jätka. Nii, nüüd tuleb tehniliselt kõige raskem osa ja kõige ebameeldiv osa võib-olla palju tehakse. Valikimisi on siin taotlejaks sisse loginud füüsiline isik. Siin on öeldud, et teiega seotud juriidiliste isikute nägemisega avab rippmenüü. Avan selle rippmenüü ja siis ma näen endaga seotud juriidilisi isikuid. Kui ma siin rippmenüüs mitte midagi ei näe, on täielik tühjus ja ma olen täiesti veendunud, et ma olen vähemalt 2 juriidilise isiku juhatuse liige, siis see tähendab, et äriregistris on teie esindusõigus lõppenud. Äriregistris mittetulundusühingute puhul valitakse juhatus 3 aastaks, kui põhikirjas on sätestatud pikem aeg, siis kuni 5 aastaks. Osaühingute puhul võib olla tähtajatu esindusõigus, aga väga palju olen ma kohanud lugusid, kui osaühingul on ikkagi piiratud tähtajaline esindusõigus millegi taht määratud, kas teadmatusest või on see osaühing registreeritud enne 2011. aastat, kui see vabastus esindusõigusest tähtajast on pandud. Kui nüüd ikkagi selgub, et see esindusõigus on äriregistris lõppenud ja nüüd taotlusvooru tähtaeg on 20. jaanuar, siis on suhteliselt hilja juba need äriregistri toiminguid teha, kuigi nad ise väidavad, et nad teevad muutmiskanded 5 tööpäeva jooksul. See alati ei toimi nii. Siis üks võimalus on see, et mittetulundusühingud puhul siis tuleb kiiresti teha üldkoosolek ja vormistada allkirjastusprotokoll, milles nähtub uus juhatus, olemasoleva juhatuse pikendamine. Ja selle allkirjastuse protokolli võib siis edastada minule kui süsteemi tehnilisele toele ja ma annan selle dokumendi alusel siin allsüsteemist esindusõiguse. Osaühingute, aktsiaseltside, tulundusühingute ja muude õiguslike vormide puhul tuleb siis koostada osanike, aktsionäride või muu juhtorgani otsus vastav ja allkirjastatud protokoll võib esitada siis minule ja samaaegselt siis paralleelselt ka äriregistrile. Et siis saab selle asja kiiresti korda aetud. Minu praktikas annan teile sisestan teile optimismi, et minu praktikas on olnud külleks eelmisel aastal mingi restaureerimistoetus on, hoonetele antakse restaureerimistoetust. Ikkagi samal päeval, kui oli taotlusvooru tähtpäev, kell 3 helistas keegi mulle ja oli mures, et ta ei saa taotlust esitada, et selline mure. No ta suutis ikka õhtul kella 7-ks esitada selle dokumendi ja ta sai selle taotluse esitada. Et kaasal on ka need koosolekute pidamised on ju elektroonilised, nii et kui tahe on olemas, siis on kõik võimalik.
Nii, valisin siis juriidilise isiku. Ja siin ma valdkonnaks valin siis alfabeetilises järjekorras need valdkonnad. Siin asutusvalkimise süsteem pakub ainult strateegia keskust, nii et ei saa kellelegi teisele esitada ja saada estambeid. Projekti nimetus. Toetuse kasutamise periood. Mis ta võib olla, mis iganes kuni aasta lõpuni. Võib-olla siis ümber. See kuupäeva valimine on ka paljudele keeruline, aga kes on lennupileteid ostnud, siis nendele on kindlasti see tuttav. See on piirkondlik sihtpiirkond. Kes tuleb seal osalevad? Mida selle projekti kokkuvõtte all mõeldakse? Ma kirjutasin suvalise sõna, sest ma pean lihtsalt välja täitma. Ärge seda, see näitamine on alati selle suure riskiga seotud. Kui ma olen koolituses kirjutanud kuhugi midagi, kõik kirjutavad kohe üle ja siis vaatad laekuvad taotlused, kus on kirjutatud täpselt see, mis ma olen koolituses kirjutanud. Aga põhimõtteliselt, mis tuleb seda, mis kirjutada? Lühikokkuvõte. Kirjutada projekti lühikokkuvõte. Lühikokkuvõte koosneb 4–5 lausest. Ja siis suure saladuskatte all avaldan teile, et kui taotlused kaasatakse komisjoni, siis moodustub mingisugune päevakava, millel saab välja printida, mis antakse spikrina, siis edastatakse ka komisjoni liikmetele, kuigi nad tutvuvad põhjalikult taotlusega. Aga näiteks komisjoni koosolekule nad võtavad selle päevakava kaasa ja seal päevakavas on just see lühikokkuvõte sellest projektist on välja toodud. Saate aru? Et kui te hästi oskate seda lühikokkuvõtet nagu fokusseerida ja kõik olulised seal välja tuua või nii, et see kõigaks nagu tähelepanu, et see tuleb teile abiks. Oma finantseering 10%, jah. Vähemalt. Kaasfinantseerijad. Sponsorlus. Siin ei pea kedagi nagu välja tooma, aga ütlen kohe ka ära. Oma finantseeringuga ja kaasfinantseeringuga on nüüd selline lugu, et ilmselt korra järgi ei pea nende kohta lõpuks kuludokumente esitama, aga toetuse andja võib teie käest seda küsida. Linnad taotlete toetus. Nüüd ma panen mingisuguse arvu siia ja uskuge mind, te orienteerida selle järgi. Kokku on siis 15 000. Nüüd on kõik, mis on rohelised ekraanil, need on korras, mis on kollased, need vajavad täitmist. Ja sinised ja kollased nupud on aktiivsed järgmised nupud, kus te saate edasi minna. Siin on üks kollane nupp. Siin on sinine nupp, siin on sinine nupp, eks ole, mine eelarvet täitma. Töötasu koos maksudega kokku. Sulgudes on käsundus või töölepingu alusel. Et siin muudan ja 2.
vähem katteallika. No. Kraani taga kuskil peidus. Nii, siin tuleb siis valida kululiigile katteallikas, kas toetus, omafinantseerimine või lokaalne valimisele toetuse ja siis on tagasi vormi täitmisel, eks ju. See on sihuke, lihtne täitmine tegelikult. Siin pakub teile seda spikrit, ütleme, et 2000 on siis tööjõukulud. Nüüd me näeme, et siin koondandmetesse, nojah, et muid kulusid veel ei ole. Ja ühe kululiigi veel. Ja siis rendi ütleme kaplame siis äkki kaasfinantseerida. Süsteem ise arvutab need osakaalu siin. Tööjõukulusid võib olla kuni 60% projekti kogukuludest. Aga tööjõukulud ikkagi, et ma loodan, et te teate, mis need on. Siin tuleb vahet teha, et kas makstakse tasu teenuse eest või on tegemist tööjõukuludega. Tööjõukulud on kõik tööandja kulud koos maksudega kokku. Sealhulgas sotsiaalmaks ja tulumaks. Ja kui projekti lõpus tõendatakse tasude maksmist tööjõukulude osas, siis esitatakse lepingute koopiad, DST-deklaratsioonile koopiad ja panga maksekorraldus, mis näitab, et lepingulisele või käsundi saajale on siis tasutud ka pangasse töötasu. Kui on tegemist, näiteks te ostate mingisugused osaühingult teenust, mis sisaldab ka tööjõukulusid, mingit teenust ja ka selle teostamise kulusid, siis see ei ole tööjõukulu. Lihtsalt siis tuleb lisada uus kululiik ja millegi tegemine, seminari läbiviimine. Seminari osaleja töötasu sel juhul ei ole tööjõukulu, töötasu. Ma loodan, et teie seltskonnas selliseid äärmuslikke näiteid ei tule, aga aastat paar-kolm korda ikkagi tuleb midagi taolist lauale, et keegi muusik või kunstnik on paar tundi kusagil midagi teinud, väga olulist. Ja soovib selle eest sularaha saada paar-300 eurot. Niimoodi tasuda ei saa. Sularahad tehingud on meil üleüldse keelatud lisatingimuste järgi, kusjuures. Ka tasusid maksmata pangaülekandega talle lihtsalt raha üle kanda ei saa. See klassifitseerub ettevõtlusega mitte seotud kuluks ja selle tuleb maksta tulumaks või teisiti. Et sellised ohukohad vajalikuks on ka ära märkida.
nii. Küsin, et kui projekt esitada mitme taotlejaga, siis nagu üks on põhitaotleja, siis saab teise panna näiteks partneriks. Et ma ei tea, üks on taotleja, ainult üks on taotleja. Aga kui, ja siis lihtsalt ostab nagu teenust sisse, siis Ostab teised teenust sisse. Kes toetust taotleb ja kes toetust saab, siis kõik need kulud tulevad maksta toetuse saaja pangakontolt. Kui see niimoodi tehtud ei ole, kui need kulud ikka on kuidagi mingi kaardimakse tehingud, mis on kellegi teise kaardil, kui on toetuse saaja, siis tuleb tõendada, et toetuse saaja on hüvitanud toetuse või selle makse riigile. Kas üks taotleb ikka mitu projekti esitada, kui näiteks sihtrühm on erinev tegevus? Kui see on erinev projekt, palun. Töö ja kulude kohta, siis mul ei olegi midagi rohkem öelda. Omafinantseeringu katmine võib olla probleem. Jah, et mittetulundusühingul ei ole rahalisi vahendeid, kui on projekti kogumaksumus on 30 000, siis on 3 000 eurot on juba omafinantseeringut nõutav. See on päris suur raha. Omafinantseeringut võib katta rahaliselt mõõdetava panusena. Eelarves ma teile kohe näitan. Isa uus kulud. Katteallikad. Omafinantseeringu. Vaadake, siin on rahaline omafinantseering ja rahaliselt mõõdetav panus. Need on erinevad väljad. Et kui ongi siin rahaliselt mõõdetav panus, siis te silvestate siia. Jälgige muideks ka neid infomulle. Siin on spikker, mida teil oodatakse siia välja täitmisel ja ka rahalise puhul. Kust te saate täpsemalt lugeda omafinantseeringu kohta on kodulehel. Projekti kirjutuse juhendmaterjal. Ja siin on rahaliselt mõõdetav panus. Siin on kirjeldatud, mida siin on mõeldud. Siin on, mis on hästi oluline, siin on toodud teile näide vabatahtliku tööpäevikust. Kuidas see välja näeb? Et, eks ole, kui te kasutate nüüd seda rahaliselt mõõdetavat panust, selle kohta te peate aruandes esitama dokumendid. Kuupäev, vabatahtliku nimi, töö, töötatud aeg, tunnid, summa kokku, vabatahtliku allkiri. Kui nüüd töö sisuks on toitlustamine, kokatöö näiteks. Tõmba lihtsalt on siukse näite. Siis koka tunnitasu on siia-sinna. Mõistlik on 10 eurot. Kui siin on näidatud, et see on mingisugune 70 eurot, siis see ei ole mõistlik hind. Kus te saate teada, millised on mõistlikud hinnad? Statistikaameti kodulehelt minge pärige selle majanduse alla, mis piirkonna keskmised töötasud valdkondade lõikes. Sealt te saate täpselt teada, milline on eelmise aasta selle piirkonna keskmised töötasud alade lõikes.
seda võtame me ka meie aluseks, kui tekib selline vaidlusmoment. Kui ikka kopa töötund on 70 tundi, siis ongi see eelabikõlblik. See oli vaalkopati töötasu peal. See projekti kirjutamise juhendmaterjal. Alles ma eelmise teemana rääkisin töö ja kulusid kõige lõpus. On lõpparuande koostamine, kuludokumendid, maksekorraldused, kõige viimane lõik peab tööjõukulude tõendamine. Vaadake siit järgi, mida on täpselt vaja. Te ei pea minu sõnu isegi meelde jätma. Hästi lihtsalt ja kontsentreeritud, kõik olulised nagu välja toodud. Nii. Arvestame selle oma kõik rahaliselt mõõdetav panusega ära. Niimoodi, et sa saad, et vabatahtliku töö on üks rahaliselt mõõdetav panuse liik. Siis te võite ka nüüd keegi, teie sõpruskonnast või koostööpartner annab teile tasuta kasutada ehk mingi valgustehnika, murul niidu traktori ja ütleb, et ta ei soovi selle eest midagi, et tehke oma töö nende vahenditega selle projekti raames, et olge lahked, et võtte ja kasutage. See sobib väga hästi, aga samamoodi peab siis selle valgustehnika rendi kasutamine olema dokumenteeritud. Mitu päeva või mitu tundi, mis on tunni hind, mis on seadme nimetus. Hind ja hind võib valgustehnika puhul sisaldab ka seadme amorti, muruniidide puhul kütus, võib olla ka muruniite töötasu. Et see on kõik saab arvestada mitte rahaliseks panuseks. See võib teil kujuneda päris kopsakaks kusjuures. Kas sellisel juhul on vaja seda midagi eraldi vormistatud või vist näiteks ka, et meil eraldi vormistatud. Koostate tabelid, samasugune nagu vabatahtliku tööpäevid, sama seadme rent. Mis seade, kui kaua, mis hinnaga. Et niimoodi sa saate seda oma finantseeringut siin märkida. Siis näiteks, oletame istikut näide, kui neid istikuid tuuakse kusagilt natuke kaugemalt autoga, siis see auto võib ka olla selle muruniite asemel või? Või jah, keegi tasuta seda teenust osutab teile. Või näiteks projekti läbi viia, kui siin maailmas on kõik kuidagi nii materiaalseks ja rahaliseks läinud, kui äkki ma viin seda projekti läbi, olen väga õhinapõhiselt ja ma tõesti äkki enda raha soovin, enda autot kasutan selle kõige tarbeks, miks mitte, et see kõik ja võib-olla on niimoodi, et nende projektide läbiviimisel tegelikult kasutatakse enda vahendeid päris palju selle projekti, aga seda ei märgata nagu selle projekti kulude sisse arvestada. Kui see ära dokumenteerida, siis tegelikult me näeme hoopis midagi muud. Ja see ongi see oma finantseering tegelikult. Kui nüüd hästi norima hakata ja kui mingi audiitor hakkab seda kõike kontrollima ja maksvahendiks, ma pean vajalikuks mainida ka, et selle mitterahalise omafinantseeringu puhul vabatahtlike töö, siis ei arvestada tasustatud projekti juhi panust. Et kui projektijuht saab tasu selle projekti läbiviimise eest, siis ta enda nõndanimetatud vabatahtlikku tööd dokumenteerida ei saa, et seda ei arvestata. Või ka teiste projektist tasustatud töötajate osas ei saa seda lisaks veel vabatahtlikku tööd arvestada. Need on ikkagi isikud väljaspoolt. Mitu protsenti juhtimistasu võib näidata tavaliselt tahet projektides? 60% töötasu. Palju? 60% võib olla. Aga roheprojekti puhul ma arvan, et kui on 60%, see ei ole see teema. See on mingisugune, võib-olla meil sotsiaalvaldkonnas on mingisugused suured seminarid ja sihtgrupi koolitused, et seal on see teema.
roheprojektide puhul on ikkagi teil ilmselt mingisugused teise sisuga projektid, milles ei saa mitte mingil juhul olla nii suured tööjõukulud, et eeldatakse ikkagi tegema seda, nii nagu Helen rääkis, seda sisu, et midagi ikkagi tehakse mingisugune kvalitatiivne muudatus siiski. Et see töötasu selle puhul selles mõttes ei ole asja paha. Et see võiks olla nagu selline minimaalne. Nii, tagasi taotluse juurde. Projekti kirjeldus. Siis ma näitaksin ka, projekti kirjelduses tuleks ka täita need väljad, aga ma liiguksin kohe selle välja tegevused juurde. Ja kõige olulisem. Riskianalüüs on ka oluline, tegevused on olulised. Projekti tegevused, lisarida, ajavahemik. Ma teen teile 3 tegevust. 9. kuni 28. jaanuar. Ettevalmistavad tegevused. Ei ole põhisündmus, salvestan. Te muidugi kirjeldate seda tegevust pikalt ja laialt. Siin saab peaaegu lehekülje A4 lehekülje kirjutada siin sellele väljale. Mida selgemalt ja põhjalikumalt nagu seda kõike väljendate. Ettevalmistatud tegevused ka. See on päris konkreetne asi ja võib-olla see ettevalmistatud tegevus on isegi nagu sisukam ja pikem kui see põhisündmus. Siis järgmine lisarida. Ütleme, et siis kunagi veebruaris nädal aega toimub see põhisündmus. Ütleme, et jaa, see on põhisündmus. Põhisündmuse puhul tuleb lisada toimumiskoha aadress rakendusest, kaardirakendusest. Nii, Vabaduse väljak. Salvesta. Põhimõtteliselt selle aadressi enam-vähem peaks nagu maja täpsusega teadma, kui see tegevust näeb. Aga suuremad nagu linnaväljakut ja objektid on ka siin kaardirakenduses defineeritud täiesti. Toimumiskoha nimi, linnavalitsuse hoone. Kas mingi tegevus peab olema põhisündmus? Kindlasti on mingi põhisündmus projektis. Kindlasti on. Vähemalt üks. Nüüd on niimoodi, et kui te määrate mingi põhisündmuse ja ajavahemiku, siis on väga, ja kus see toimub, siis on väga tore. Helen, Karin ja mina näiteks saame minna ka selle sündmusele vaatama, kas see toimub ja kuidas see toimub ja kuidas seda projekti läbi viiakse. Ja tegelikult toetusandjad ka käivad seda kontrollimas, uskuge. Ja vähemalt üks projekti põhisündmus peab olema. Aga ütleme, ma ei tea, et sa näide ehitad midagi rattataristut ja asi saab valmis ja ta on seal kasutatav. See kuupäev, millal ta nüüd valmis sai. Okei. Avamise kuupäev võib olla täiesti põhisündmus, eks. Ja siis viimane sündmus on võib-olla kokkuvõtted ja aruanded. Mida ma seda teen? Ei ole siis. Salvestan. Vot, ja nüüd on ka niimoodi, et ma näen, et põhisündmus on lõppenud siin veebruari viimase kuupäevaga ja aruanded hakatakse tegema 5. juunil. See ei ole okei, see ei ole normaalne. Et see peab olema ikka kooskõlas kogu selle kõigi projekti teiste tegevustega. Projekt lõpeb ära, nädal-paar on teil aega, miks mitte ka kuu aega, eks ju. Tegelikult ETT korra järgi on teil kuni
sealt aruannet me esitama 30 päeva jooksul pärast tegevuste lõppemist, aga see hõlmab ka kokkuvõtteid ja aruandeid tegelikult. Miks see niimoodi on? Noh, et siin on hästi suur kala sees, et kui projekti kontrollija Helen vaandab seda tegevuskava, siis ta avastab kohe ja saadab teile parandamiseks selleks. Et see ei ole nagu kooskõlas. Aga noh, kokkuvõtted ja aruanded, et kui on tasuline projektijuht, tema tasustatud projektijuht ja kui ta koostab selle aruandeid, siis aruanded koostamine on tasustatud, see on tema töö. Kui nad selle aruande nüüd valmis on saanud, siis tõepoolest sellega siis see projekt ka lõpeb. Et selles mõttes on saite aru, eks ju. Kui aruannete koostamine ei ole tasustatud, siis ei tarvitse see, siis võib see projekti lõppuga olla varasem. Nii. Millega meil praegu pooleli, mida te võite siia lisada, taotluse lisamaterjalid. Et kuigi projekti kirjelduses on võimalik kõike kirjeldada, aga kui teil on mingisugust pildimaterjali, mingisugust eelnevat kogemust, võib-olla mingi materjal, mis tõestab teie kogemust, mingisugust täiendavat tegevuskava või kokkuleppeid selle projekti, eelkokkuleppeid selle projekti osas. Te võite kõik lisada siia failidena. Siin on üks fail muu lisada dokument ja lohistate siia selle faili. Panete dokumendile nime, et mis ta on. Kas on mingisugune kokkuleppe, mingi tabel, mingisugune kas kaaskirju ka arvestatakse? Pange mida taha, mis asjast puutub. Kas YouTube'i linki saata? YouTube'i linki saate kirjutada siis kas projekti kirjelduses või siin lühikokkuvõttes. Selleks võimalust teha muidugi. Projekt. Nii. Võtan siit ühe lingi. Kopeerin selle lingi. Salvestan. Seda linki loimi lingina. Siin on midagi päkki läinud. Tuli praegu üks iga välja, et tegelikult see peaks toimuma lingiga. Aga kohe siis pärast tänast infopäeva tegelen sellega. Et jah, et vabateksti väljadele saate kopida neid linke ja need toimivad. Aga praegu ei toimi. Ja põhimõtteliselt ongi taotlus valmis. Siin on esialgu puudused, siis esitada taotluse. Vot. Ei saa esitada. Ma korraks ikkagi tahan teile veel ühte asja näidata, siis ma lisan siia mingisuguse muudan seda kululiki ja määran siia kõik kasutatud faktalikad. Saate aru, siin on teile spikker on üleval, eks ju, hallil alal, mida ei saa muuta. Et see ei ole nagu mingi sisestatud asi, see lihtsalt, et kui te olete mingi kulu liigi puhul juba seda märkinud ära, seda finantsallikat, siis see väheneb siin kogu aeg ja siis teile jääb siia väike spikker, kui palju teil saate veel märkida. Nii, mille võtta ja veel korras, see siis juba on jaotamata katteallikaid on 1400.
nii. Millised katteallikad vaatame kolmandised, siis on omafinantseeringud. Siin on ülemärgitud hoopis omafinantseeringut. Jah, siin oli rahaliselt mõõdetav panus oli räägitud selle pärast. Võtame siis 1400 ära 500-st, siis jääb järgi 3600. Nii, saame esitada. Siin on siis see teema, et kinnitate, et andmed on korrektsed ja kinnitate, et olete tutvunud õigusaktiga. Siia see märke ruutu linnukast lihtsalt niisama panna ei saa. Peate klikkima nendele õigusaktidele, need vähemalt lahti tegema. Jätkegi nad lahti, esitage ära, siis lugege ka läbi õigusaktid. Nüüd saate panna selle. Kinnitamiseks tuleb tutvuda alltoodud linkidega. Aga mina siis praegu jätan selle siia. Kas te teete pärast esitamist ka vastavuskontrolli? Võtate ühendust, kui on mingi eksimus? Helen on menetlev ametnik. Kui taotlus esitatakse, siis registreeritakse hiljemalt järgneva tööpäeva lõpuks. Te saate sellest teavituse, et taotlus on registreeritud. Menetlev ametnik vaatab selle taotluse läbi, kontrollib, kas teil on võlgnevuse riigi või linna ees. Kui teil on võlgnevused, siis menetlev ametnik saadab teile kohe sellest teavituse, annab teile võimaluse need võlgnevused likvideerida. Vaadatakse, kas samaks otstarbeks ei ole saanud linnalt rohkem toetust. Tutvutakse eelarve asjakohasusega, et see vastab selle projekti eesmärkidele, sisuga. Kui esineb puudusi, siis antakse teile võimalus kõike seda muuta ja parandada. Saadetakse teile täiendamiseks ja ikkagi räägitakse, eesmärk on ikkagi teiega koostööd teha, sest teie armsad taotlejad olete need, kes ju aitavad seda ühist rohepealinna aastal vedada ja linna ametnike jaoks on see äärmiselt tähtis. Et siin ei ole mingisugust vastastikku, mingisugust konflikti, vaid ikkagi see on äärmiselt tore, et võtate vaevaks ja mõtlete midagi välja ja esitate oma ideid ja üleüldse teil on tahe ja soov seda kõike teha ja enda poolt panustada. Kas tohib veel üks küsimus? Seda saab jätta ka nõnda poolelist vaadusesse, et ei ole infot? Absoluutselt. Kui teil hakkate sidestama, siis osad andmed puuduvad, katkestate, lihtsalt logite ennast välja. Järgmisel päeval või järgmisel mõne päeva pärast tulete siia tagasi, siis leheküljed taotlused ja siis, kui te klikite selle taotluse numbri, siis avaneb see taotluseks. Kõik, mis siin on sinised lingid, siin avanevad. Teen koopia seda, et ka kasutage. See on see mõeldud selle jaoks, kellel aastast korduvad ühe taotlused projektid. Või õigupoolest ka, jah, et kui te selle rohepealinna raames teete ennast 3 projekti ja need on enam-vähem sarnased, siis võite teha koopia ja siis on juba pool töö nagu tehtud, et peate teigi täiendama. Kuluaruandedest tahaksin öelda, jah, küsige. Kas taotluste lühikokkuvõtted on kuidagi avalikult nähtavad?
ma kogemata ei teeks sarnast projekti, mida teises linnaosas tehakse. Ei ole. Ei ole. Teil ei ole midagi näha, mis teised teevad. Meie kodulehel on küll otsingumootor, kus saab näha antud toetusi, aga alles pärast seda, kui see toetuse andmise otsusega on tehtud, haldusakt on allkirjastatud. Ja seal on näha ainult projekti nimi, nimetus, toetuse saaja ja summa. Aga sisu nagu ei ole. Ma teen ettepaneku, kas see 4-5 lauset ja mis see kirjas on? See on avalik teave, mis siin salad. Ma ei raiskaks aega sarnase puuistutusaktsiooni peale, mille keegi on juba teinud. Jaa, tõesti võib mingi... Inimesed mõtlevad tegelikult väga ühtemoodi. Ega linn ei ole jah piiritu, on ju. Ja tegelikult see varupunkt, mina võin olla seda märganud ja tõesti ka tema, jääbki ka tema. Kodanikuühiskonna Ja tõepoolest noori puolest jah, võtan arendusplaani. Seda näevad teised ka linna. See arendustööde plaan on pikk ja lohisev ja väga ajakriitiline, et kahjuks kui see realiseerub, on juba aasta läbi. Äkki samas, et ma mõtlen, et see on nagu ka konkurentsiga seotud, et ma võib-olla teen paremini kui keegi teine, et see on ka nagu siin tekib see käärib. Mina arvan, te võite teha iga kuu kokkuvõttu tehtud taotlustest, copy-paste'iga ise üks blogipostitus ongi kõik, te pole mingit arendust vaja teha. Ei, meil on kodulehel on ikkagi blogipostitus, see on kuul tehtud taotlused, piisab. Kõik näevad, mis tehakse, läbipaistab. Kaasav eelarve taotlused on avalikud ja see on täitsa nende üksteise tööde vaatamise osas. Nendega on ka selline huvitav kogemus minule, et mina alati pooldan, vaadake loomulikult, mida teised teevad. See on esiteks, puht inimlikult saab teada, mida teeb, siis et kuidas ta teeb ja mida teeb ja seal tekivad endal uued teed, kuidas seda kõike teemat edasi arendada veel ja mõnikord ka mõni algaja saab nagu toetusi taotleda. Mõnedes fondides just rahastatakse paremini koostööprojekte. Ja täpselt, et te saate koostööpartnerid ja kõik mida edasi. Ma täpsustan üle, et kas need siis korraldatavad sündmused, üritused ja nii edasi, et need siis peavad olema selle tarbijale tasuta. Eks ennem käis läbi see lause, et äriühingut tulu ei tohi teenida sellega. Ei pea olema tasuta. Et kas see siis tähendab seda, et näiteks kui see äriühing, riigiasutus näitab seda, et tegelikult selleks tegevuseks tehtavad kulud on võrreldes nagu toetusega ja saadava potentsiaalse piletitulga kordades suuremad, siis on sellised kulud toetused okei. Ei pea olema piletimüügi tulu võib sees olla. See ei ole üldse probleem, ainult et te peate ainult tõestama vajadusel, et need, kui te ei ole mittetulundusühing, et need tulud ja kulud on tasakaalus. Siin on, kui ma eelarvet sisemestan, siis on siin näiteks kaasfinantseeringu liik, on piletimüügi tasu, osalustasu, eraisik, kaasfinantseerija, sponsortus. See on täiesti okei, et piletimüügi saadakse müügitulu. Aga seda te võite see on meil näiteks kultuuriprojektides on hästi tüüpiline, et antakse toetust mingisugusele, mis meil on siin jaanuari alguses, on siin Jaani kirikus see festival. Et tulevad esinejad Euroopast, maailmast, piletid ka sissepääs ja tavaline linnakodanik ei jõuaks eladeski seda piletit osta, kui linn ei doteeriks seda toetuse läbi. Ja see ongi nagu toetuse andmise mõte. See kulu, see esinejate tasu niivõrd suur, eks ole, et see kaetakse ära ka piletiga ja toetust ja kõik, mis iganes sinna võtti läheb.
ja siit edasi nagu jätkuküsimus natukene, et jah, et ongi tegemist näitustegevusega, see konkreetne toetusmeede, selle periood on, nagu te ütlesitegi, 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, aga näitust ei panda kinni 31. detsembri, vaid see jätkub järgmisel aastal. Et siis sellisel kujul jätkamine selle see näitus, mis on loodud tegelikult osaliselt nagu selle toetuse arvelt on okei ja piletimüügi tulu teenimine tulevikus on okei. Siga välja, aga ma siis vastaksin niimoodi, et kui ta rohelise pealinna raames on oma eesmärgi täitnud, siis on igati teretulnus, et toimuvad jätkutegevused ja see teenib linnarahvast nagu edasi, et rohkem ei kommenteeri seda. Kui see projekti raames on see eesmärk täidetud ja rahaliselt pooled ka see kuluaruanne. Kuluaruandes selle NTT korra kohaselt tuleb esitada kuludokumendid ainult kulude osas, mis on tehtud toetuse arvelt. Et siis näitab, et aruandes täpselt ära ka. Aruanne on täpselt samasuguse struktuuris nagu eelarve. Ja aruanne ka luuakse, teil on kohe see aruanne tekib siis, kui see otsus on tehtud. Tekib täpselt samast struktuuris, teil on ka need kuluread, see kõik olemas, põhimõtteliselt tuleb lihtsalt, et katteallikat uuesti peale kanda. Et eelarve sisestamisega on juba 70% tööst nagu tehtud aruande puhul. Et siis te märgite ära, millised kululiigid, 3 kululiiki, eks ole, et kui palju on toetusarveid omakinni. Ja siis lisate kuludokumendid. Taotluse kirjutamisel on juba mõistlik ja tegevuste planeerimisel on mõistlik ka sellele mõelda, et te peate neid kulusid tõendama. Arved ja maksekorraldused. Tööjõukulude puhul siis lepingud, TST, deklaratsiooni, palga väljamaksed. Hästi üldiselt. Kui teil tekib muresid, siis helistage mulle või kirjutage. Sularahatehingud on üldjuhul keelatud. Meil on siin omad reeglid, eks ole, mis on lubatud ja mis on keelatud. Lõppude lõpuks on ütlen ka seda, et kui teil on projekte on mingisugused sellised asjaolud, et tekib ikka see sularaha käive seal või mis iganes, siis erandid on loomulikult võimalik teha. Ja arved peavad olema siis, arvete kuupäevad peavad olema siis sellel abikõlblikul kuupäeval. Makkuma abikõlbliku perioodi kuupäevade vahemiku sisse. Arvete kande kuupäevad. Maksta te võite ka hiljem, kuni aruande esitamisel, eks ole, kuu aega. Kui te ei saa kõiki kuludokumente kätte, ei saa kätte arveid ja ei saa nende alusel teha makseid. Te jääte haigeks ja satute 8 päevaks haiglasse. Te lendate Lõuna-Ameerikasse ega saadate tagasi. Palun kirjutage menetlevale ametlikule e-kirju selle kohta või siin ka iseteeninduskeskkonnas saab üles laadida dokumendi sündmuse muutmise teavitus. Kirjutage, et vabandust, et mul läheb 2 nädalat või 6 aega veel aega aruande esitamiseks, mul on sellised asjaolud, ma ei saa seda teha. See on väga okei, menetleva ametnik pikendab ja aruande esitamise tähtaega. Otse kohe selle avalduse alusel, kui te seda ei suhtle menetleva ametnikuga ja ei teavitada, et teda sellest, et ei saa õigeks ajaks aruannet esitada ikkagi mingi põhjusel, siis juhtub see, et tegelikult kui te 20. päeval pärast aruande tähtaega ei ole esitanud kuluaruannet ja tegevusaruannet, siis on õigus linnal hakata alustada toetuse tagasinõudmise protsessi. Koostatakse käskkiri, tühistatakse toetuse andmise punkt, esitatakse teile tagasinõue. Meil on siin olnud, eriti COVID-i ajal hakkas tulema selliseid juhtumeid, et juhtuski täpselt see, et ei suudetud projekti läbi viia ja siis need case'id on lõppenud inkassofirmas,
pluss kiirmakse käsundi aluseks on see haldusakt, eks ole. Midagi meeldivat sealt ei tule. Aga kõigist muredest, mis juhtub, kui midagi muutub. Veel üks asi, et kui projekti eluaja jooksul muutuvad tegevused ja kulude struktuur, siis teil on õigus ikkagi selle kulude struktuuri ka muuta 30% ulatuses ilma siis kooskõlastamata. Ja kui on suuremas osas, siis te peate ikkagi menetleva ametnikuga kooskõlastama selle. Ja võib-olla siin tuleb ka siis mingi dokument koostada selle kohta. Et kõige olulisem on see, et te teaksite, et te olete olulised, teie töö on oluline ja suhelge menetleva ametnikuga ja ka minuga. Küsimusi veel? Sellest, kas ma eksin, teie tunnete seda iseteeninduskeskkonda ilmselt nagu väga hästi, et enamik välju või suur hulk välju on sellised, mis on piiratud tähemärkidega ja siis mulle tundub, et ma leidsin välja projekti vajalikkus on see, kuhu saab piiramatult kirjutada. Ehk siis see on siis see koht, et kus ma saan ära kirjeldada kõike, kuidas ta on seotud selle Tallinna rohepealinna programmi eesmärkidega. Kui teil on seda juttu ikkagi juba rohkem kui 1 või 1,5 A4 lehekülge, siis lisage see tekst siia lisamaterjalina. Siis on see palju paremini tarbitav. Andme kogu väljadelt lugeda vaba teksti on suhteliselt ebamugav. Väga pikka teksti. Lisage ta vöödina lihtsalt lisamaterjalina. Kõik pange projekti kirjelduse täiendus. Poliitiliselt ebamugav küsimus. Kui palju peab kirjutama seda sõnavahtu, et kui palju see on seotud Tallinna strateegia ja rohepealinnaga? Või ma keskendun sellele, mis ma teen, ise olete targad inimesed, saate ka seosed teada. Keskendub ka pigem projektile. Sisule ja projektile. Sisule ja projektile. Et me ei pea võtma strateegiat lahti, see vastab sellele. Ei. Ma arvan, et mida lühem ja konkreetsem ja täpsem. Täpselt. Peaasi, et see projekt oleks elujõuline, ta oleks teostatav ja ta oleks nagu kooskõlas nende eesmärkidega ja on siin väga tugev spetsialist, ta vaatab peale kohe teab ära, millega ta kõik kooskõlas on. On veel küsimusi? Või saab kõik meili teel ja telefoni teel ka, kindlasti jooksvalt tekib meid pärast tänast päeva. Aga kui ei ole rohkem küsimusi, siis soovin teile edu ja... Aitäh sulle, Ülle. Väga põhjaliku ülevaate eest.